No nii, sõbrad, tere hommikust! Käes on reede ja mul on ikka väga hea tuju. Sõbrad, ma sõidan lõpuks ometi Bolti täna terve päeva. Sellepärast, et Bolt tegi ka mulle lõpuks selle pakkumise, et 35 sõitu 80 eurot. Miks mitte ka Boltis korrata seda tulemust, mis sai tehtud kunagi Yandexis. Nii et sõbrad, vaatame, kas see õnnestub meile, kas see õnnestub mul teha ja teile ka näidata seda, mis tulemused tulevad. Nii et sõbrad, head vaatamist. Nii, kus sõitu on tehtud esimesed tulemused. Ma lootsin ikkagi 5 pealt midagi öelda, aga ei. 6 sõitu enne tehtud, viskas üks teise järel tellimusi, hetkel tuli väike paus, on ka esimesed, vabandust, kaamera kukub, on ka esimesed tulemused olemas meil siin. 6 sõitu, 46 eurot on teenitud, nii et ei saa kurta. Ja kes ütleb, et Eestis pole sõjaväge, näete, on ikka. Sõjavägi täitsa olemas ja panevad isegi liikluse kinni. Nii et peab uhkust tundma selle üle. No nii, sõbrad, kell on üks saanud ja meil on 14 tellimus tehtud. Võib tunduda, et vähe, aga ma tegelikult käisin tund aega kohvi joomas ja närve maandamas. Ja sõbrad, laekus selline info, mida ma kahjuks kinnitada ei saa. Mul puudub allikas. Aga enne kui allikat pole, siis võtame seda uudist kui teoreetiliselt. Mis teha siis, kui kõiki taksojuhti sunnitakse vaktsineerima? Ehk siis need, kes ei ole vaktsineeritud, ei saa enam tellimusi, ei saa enam tööd teha. Kuidas teie käitute, milline on teie tagavarapadi, mille peale te saate toetuda, et kui taksonduses tööd ei tule. Et kas te lähete vaktsineerima siis või te jääte endale kindlaks ja milline on teie nii-öelda tagavara, teie turvapadi. Ja kindlasti on ka minu vaatajate seas neid inimesi, kes ei sõida taksot, vaid on kliendina, ehk siis kasutavad seda teenust. Mis teie arvate, kas taksojuht peaks olema vaktsineeritud? Ja eriti huvitab siis, kui te ise ei ole vaktsineeritud, kas taksojuht ikkagi peaks olema vaktsineeritud teie suhtes? Nii et sõbrad, pange kommentaarides kirja, oleks väga huvitav teada, mis siis saab, kui selline asi peaks tulema. Muidugi, ärge unustage, et see on kõik teoreetiline. Mul ei ole veel kindlat allikat, kus seda infot võtta. Nii et jah, sõbrad, pange kirja. Ja, üks sellistest närvilistest sõitudest. Juhid kindlasti teavad siukseid kliente, kes on oma arust kõige targemad ja tihti peale ei oma isegi juhilube, aga õpetavad sind sõitma, et kuidas peaks nagu paremini kohale jõudma. Mul oli ka praegu selline klient, et siit keerake vasakule, sealt minge otse, siit oleks vaja uuesti paremale. Et sellised ajavad suht, ma ei tea, kas närvi, aga jätavad sellise ebameeldiva tunde minus. Et kuidas teie, sõbrad, selliste klientidega käitute? Kuidas te nad paika panete? Kas te üldse panete neid paika? Võib-olla te ei panegi. Ja lasetegi lihtsalt öelda, kuhu sõita. Iseenesest see ei ole ka halb taktika, et
Aga hästi tihti on niimoodi, et tegelikult ju teie kui juht teate palju paremini, kuhu sõita tuleb ja kuhu parem mitte sattuda. Aga jah, kommentaaris kirja, kuidas teie neid olukordi lahendate. Nii, sõbrad, tuled hommikul välja, mõtled, et hakkad taksot sõitma. Kõik on nagu chill, sõidad rahulikult taksot ja üks hetk. Üks hetk Bolt kategoorias oled sa food. Ma ei viitsinud eriti nagu vastu ka hakata, et oleks võinud öelda, et mis asja, see ei ole minu teema praegu, et mina vean inimesi, aga no mis seal ikka. Saabki rahus natukene sõita, paneme oma muusika käima ja naudime elu. No nii, sõbrad, ootamatult on kell juba 6 saanud Kakumägi 215, väikse pausi. Sõitnud praktiliselt kogu aeg ja tegelikult eesmärk on päris lähedal, aga ma kardan, et siin Kakumäel mul ei ole oodata midagi, kui ainult õnne peale midagi tulistab. Seega lühike aeg siin ja siis põrutan edasi. 35 sõitu on hästi lähedal juba, nii et hoiame pöialt. No nii, sõbrad, kell on 2 öösel. Jah, võiks mõelda, et kuhu siin vahepeal on 8 tundi kadunud päevast, aga ja ma tegin pausi. Ma sain tehtud oma 35 sõitu. Sellest tulemusest palju ma teenisin, ma räägin ikkagi video lõpus. Ja praegu seisuga on laupäeva varahommik, kell on 2 ja ma jätkan oma teenistust. No nii, päris mõnnas oma. Paneme, lõpetame. No, 5 tärni nagu ikka, väga tubli, väga hea klient. Nii, ja oleme me omadega Viimsi on isegi vist. No põhimõtteliselt hea, kuskil siin Viimsi kandis päris kaugele lõudsime. 15 kilomeetrit kesklinnast. Aga meeldiv summa on, miks mitte. Nüüd peame tagasi põrutama kodupool kesklinna. Vaatame, mis seal toimub. No nii, sõbrad, kell on 15 minuti pärast 5 juba. Jah, ei tee siin öösel mingeid suuri videosid või tihti või filmi, kuna ei ole mõtet, siin midagi ei toimu öösel. Lihtsalt ajame pappi kokku. Ja sõbrad, praegu seisuga tulin siia sööma oma vana hea shaurmaasse. Võtan ühe väikse ampsu ja siis põrutame edasi. Tulemused on päris head. Nii et lõpus on ka mida näidata. No nii, sõbrad, mõnusalt jõudsime siia Keilasse ja vot sellise summaga. See oli päris hea sõit, aga probleem on selles, et siit tuleb nüüd kuidagi minema saada. Seega keerame ringi ja hakkame vaikselt tagasi minema. Nii et täitsa mõnus, kinnitame 5 tärni, kõik on super. Koju minek. Ei, mis koju minek, linna minek. No nii, sõbrad, hommik on kätte jõudnud ja mina juba asun teele oma asju ajama, aga enne tuleks tõmmata punkt videole alla. Lõpuks sai läbi siis see saaga, see nädalavahetuse oma ja räägiks ka natukene tulemustest. Ma proovin need tulemused kuskil siin välja tuua, nii et saab ka teile tõestusi. Mis siis juhtus? Tegime 2 boonuse eesmärki, mis päeva jooksul oli vaja teha ja saime sellest raha ning lisaks ka siis teelimused. Ja lõpptulemuseks siis Boltiga 719 eurot, Yandexiga 24 kopikatega ja isegi ühe sõidu tegime Uberis, see on 343 äkki oli. Seega, sõbrad, summa ma panen ka siia kokku ära, mis ma teenisin. Nädalavahetus oli meeletu töökas, aga
tegelikult ei olnud nii raske, kui ma arvasin. Millegipärast Yandexiga need eesmärgid tulid palju raskemini, vähemalt füüsiliselt. Seega sõbrad, vot selline see nädalavahetuse maraton tuli, vot sellise summa mul õnnestus teenida, nii et ma arvan, et sellega võib väga rahule jääda. Sõbrad, aga kui kõik oli okei, siis teie poolt muidugi like, vajutage subscribe nuppu, kui te soovite jälgida edaspidi ka neid asju ja mis ikka tänan, et vaatasite ja järgmise kohtumiseni.